Saate toob teieni Tervisekassa. Tere head seksuaaltervise ABC kuulajad! Meie taskuhäälingu teise hooaja teine episood on teie ees ning nii nagu ikka, siis salvestame heade sõprade juures Delfis ning saatel annab hoogu Tervisekassa. Menstruatsioon on miski, mis on loomulik osa naiseks sirgumisel ja olemisel. Teisalt on justkui nii iseenesestmõistetava teema kohal palju küsimärke ning ka seksuaaltervis.ee veebinõustamises näeme, et küsimusi ja muresid on rohkem kui küll. Tänases saates just sel teemal räägimegi ning lisaks tuleb juttu ka valulikust menstruatsioonist ning endometrioosist. Ja sellest kõigest tuli meile täna stuudiosse rääkima noortenõustaja, naistearst, veebinõustaja Jana Belov. Tere! Tere, tere! Ohohoo, menstruatsioon, päevad, kusjuures kui nii mõelda, kas sina naistearstina oled kuulnud ka mingisuguseid muid selliseid väljendeid, mida menstruatsiooni jaoks kasutatakse? Päevad me kõike teame, aga mida veel noored näiteks kasutavad või mis need nii-öelda kõnekäänud on? No ilmselt arsti juures nad ikkagi räägivad rohkem menstruatsioonist ja ongi päevadest. Väga muid selliseid eufemisme ei ole väga nii-öelda kuulnud. On võib-olla nii-öelda need pahad päevad või mõni veel räägib punastest päevadest, aga pigem on ikkagi räägitakse menstruatsioon, menses, päevad, see on põhiline. Aga kui tullakse nende küsimustega, kas on tunda ka sellist mingisugust piinlikkust või häbi või tabu või pigem kui ikkagi naistearsti juurde tullakse, on tegemist noore, kas või siis 14-15 aastase lapsega või 26 aastase naisega? Pigem kui on menstruatsiooniga mingisugune küsimus või mure, siis sellest rääkimine piinlikkust pigem, ei ole näinud, et valmistaks, pigem võib-olla mõned muud teemad on rohkem sellised, aga see, kui näiteks parasjagu on menstruatsioon ja näiteks läbivaatust on vaja, see on selline moment, mis siis seda piinlikkust võib-olla rohkem tekitab, kuigi naistearstide jaoks, vähemalt ma loodan, et see kehtib kõikide kohta, aga menstruatsioon on niivõrd igapäevane osa tööst, et seda ei pea küll kartma, et näiteks läbivaatuse ajal mingisugune veritsus või menstruatsioon parasjagu on, et seal on mõned väiksed nüansid, et mida see võib segada, aga sellist üleüldist läbivaatust enamasti ei sega see ja ükski naistearst ei ütle selle kohta midagi, kui parasjagu menstruatsioon on. Aga nagu lubatud, siis täna me sellest teemast räägimegi ja püüame siis menstruatsiooni teemat avada siis nii, et tegelikult kõik inimesed, sealhulgas ka tegelikult poisid või ka mehed, on nad siis näiteks isad või partnerid, saaksid aru, mis asi see menstruatsioon on ja et oleks kõigil võib-olla ka lihtsam sellest vajadusel rääkida. Aga esimene küsimus sulle siis ongi, et mis see menstruatsioon on? Jah, niimoodi on isegi täitsa keeruline võib-olla väga lihtsalt seda öelda. Menstruatsioon, me võtame ainult see selle vere suhtes või veritsuse suhtes, on emaka õõnest, emaka limaskesta irdumine, mis toimub selle tõttu, et selles menstruatsioonitsüklis rasedust ei tekkinud ja see rasedus arenema üldse rasedust ei olnudki. Ja nii-öelda selle tagajärjel või selle järgselt siis hakkab emakas ja munasarjad ja kogu see hormoonide tsükkel valmistuma nii-öelda uueks tsükliks ja nii see iga kuu toimub. Ehk siis kui lihtsustatult võib-olla võtta, siis kogu see protsess on siis seotud sellega, kas naine on siis valmis või võimeline rasestuma või mitte? Mitte alati, jah, selles mõttes, et menstruatsioonide algust peetakse võib-olla küll, et naiste või siis tüdrukute puhul siis nii-öelda selliseks naiseks saamise märgina, aga
keskmine vanus, kus menstratsioonid algavad, on ütleme seal kuskil 12-13, et need on ikkagi lapsed, et me tegelikult ei räägi veel ikkagi naistest või kellestki, kes võiks või peaks jääma rasedaks. See võimalus või see nii-öelda see atribuutika tõenäoliselt on olemas, aga jah, et see on ikkagi osa sellest küpsemise protsessist, et see, et menstratsioonid algavad, ei tähenda, et nüüd on kõik valmis. Ja võib-olla kui me räägime üldse sellest, et kes üldse menstrueerivad, et me siin põhimõtteliselt, eks ju, me võib-olla lihtsam on rääkida naistest, aga me peame võib-olla silmas pidama seda, et menstrueerivad ka inimesed, kes ei defineeri end naisena, transmehed, mittebinaarsed, et see märkus siia lihtsalt juurde, aga üldiselt jah, kellel on emakas ja funktsioneerivad munasarjad, siis nemad menstrueerivad. Sa rääkisid juba sellest, millal tavaliselt esimene menstruatsioon toimub, aga oskad sa öelda ka seda, et millal on liiga vara ja millal liiga hilja, kui mõni noor praegu kuulab, mõtleb, et millal mul võiksid alata või siis on see, et tõesti, et kas ongi tõesti juba liiga hilja, et kas ma olen normaalne? Menstruatsioonide algus käib käsikäes üldse puberteedi algusega või puberteediga kaasnevate muutustega. Tüdrukute puhul puberteedi nii-öelda normaalseks või selliseks vahemikuks, et mis ajal puberteediga seotud muutused võivad alata, on alates 8. eluaastast. Et kõik, mis toimub enne seda, on siis enneaegne või liiga varane. Ja kui tõesti üsna varakult need muutused hakkavad, siis ka menstruatsioon mõnikord võib seal kuskil ka mõningatel juhtudel seal 8., 9., 10. eluaastal alata. Aga suurem osa on jah, kuskil seal 12. eluaasta paigus ja teistpidi uuringuid ja arsti juurde minema peaks siis, kui menstratsiooni ei ole alanud 16. eluaastaks. Ja kui me räägime noorest inimesest, tema saab tulla siis noorte nõustaja juurde, üle Eesti on neid noorte nõustamiskabinet ja saab siis noorte nõustaja poole selle murega täitsa tasuta pöörduda? Ja seal ükskõik millises noorte nõustamiskeskuses, kas esimene visiit on siis ämmaemanda või naistearsti juurde, et nende poolt siis see esmased uuringud või läbivaatus tehakse ja väga sageli ikkagi leitakse, et lihtsalt on näha, et kõik protsess toimub, on näha, et millalgi ikkagi on menstratsioon algamas või isegi kui hakkab ka varasemas eas see menstratsioon, et enamasti seal ei ole ikkagi taga mingisugust haiguslikku põhjust, vaid see ongi loomulik areng. Ja mitte ainult noortenõustajad, ka veebinõustamisse võib samamoodi pöörduda oma menstratsiooniga seotud küsimustega, et kas juba peaks olema või mis teha, et mul nüüd juba on ja et kuidas sellega hakkama saada. Veebinõustamisse tuleb tihtipeale ka selliseid küsimuse üldises plaanis, et kas miski on normaalne. Kuidas on, kas me saame rääkida nii-öelda tavapärasest menstruatsioonist, sellest kestusest, verekogusest, nendest nii-öelda kõrvalnähtudest või sümptomitest või on inimese keha, nii nagu alati räägitakse, alati erinev ja ei saa sellist nii-öelda kuldreeglit nii-öelda öelda, et mis on nüüd normaalne ja mis ei ole? No natukene ikkagi neid selliseid keskmiseid väärtusi või numbreid menstratsiooni kohta õnneks on olemas, aga teistpidi on need varieeruvused on suhteliselt suured, et selline keskmine menstratsioonitsükkel on seal kuskil 28 kuni 29 päeva, ehk siis ja menstratsioonitsükkel, seda me loeme menstratsiooni esimesest päevast järgmise menstratsiooni esimese päevani, et see nii-öelda see kõige keskmisem 28, 29, 30 päeva, aga kui seal on ühele või teisele poole kõikumist seal kuskil 7 päeva ulatuses, et
et ka 21-päevane tsükkel kuni seal 35-37-päevane tsükkel võib olla täiesti tavapärane ja pigem seda, et päris niimoodi korrapäraselt päeva pealt või kuupäeva täpsusega alati menstruatsioon algab, et seda esineb pigem harvemini, et sellist mõningapäevast kõikumist, et seda on kindlasti rohkem ja sellepärast ei pea muretsema, kui need kõikumised seal niimoodi mõni päev ühele poole ja mõni päev teisele poole toimuvad, et see on ikkagi täiesti tavaline tsükkel. Ja kui me räägime nendest sümptomitest või siis kõrvalnähtudest, et jälle rahvakeeli, et näed, et on peavalud ja üldse, et kui menstratsioon on, siis tuleb anda šokolaadi ja magusat ja üldse, et lihtsam oleks see, kui sa ei oleks kodus või hoia eemale, sellepärast, et siis see on see aeg kuust, kus on keeristorm, või see on ikkagi selline natukene rohkem jutt ja stereotüüp? Ma arvan, et seal on ikkagi väga palju niisugust stereotüüpi ja võib-olla ka sellist osaliselt ka mingist varasemast ajast pärinevaid selliseid vale arusaamu või ka religioonist sõltuvalt, et menstratsiooni kunagi on peetud suhteliselt selliseks räpaseks, naisi on menstratsiooni tõttu pagendatud kirikust, neid on kodust välja aetud, et võib-olla osaliselt on seal seda taaka seal küljes, aga menstratsiooni toimumine on mitmete selliste hormonaalsete muutuste, tsükliliste muutuste tagajärg ja sellega käivad kaasas erinevad sellised nii kehalised kui ka vaimsed sümptomid, mõnel võib-olla intensiivsemalt, mõnel vähem ja võib-olla mõnda ka mõjutavad need rohkem. Kui me võib-olla räägime veel sellest nii-öelda normaalsest või keskmisest menstratsioonist, et siis ka võib-olla selle kestvuse osas ka, et keskmiselt on ta ka selline 3-5-7 päeva, ja samamoodi, kui on mõni päev ühele poole või teisele poole ja kui ta ühes kuus on natukene pikem ja teises kuus natukene lühem, jällegi tavapärane. Ja tegelikult see verehulk, mis menstratsiooniga siis irdub, tegelikult ei ole üldse väga suur, see normaalne on seal kuskil 80 milliliitri juures, et alla poole klaasi tegelikult, aga seda mõnikord on päris keeruline hinnata, mis see päris see hulk on ja tegelikult menstratsiooniga ei välju ainult veri, ongi ka see paksenenud limaskest ja niisugust koelisemat massi, et kokku võib seda hulka natukene rohkem olla. Ja siis need muud kehalised sümptomid, et selle paksenenud limaskesta ja vere nii-öelda väljalükkamine emakast, sellega käivadki kaasa sellised emaka kokkutõmbekrambid või emaka selline surve, mis võib olla selle valu põhjustaja, valust me räägime hiljem natukene veel, eks ju, täpsemalt. Võib olla alakehas erinevaid siuke puhitustunne või hoopis ka kõhulahtisust või vastupidi kõhukinnisust, see on osaliselt seotud sellega, et emakas, kusepõis, soolestik, need on kõik seal vaagnas üsna lähestikku kõik koos ja need närvid, mis neid siis nii-öelda innerveerivad või juhivad kõik sealt ühest paigast mööda selgroogu üles ajuni jõuavad, ja neid erinevaid sümptomeid ja kaebuseid sellega menstratsiooniga kaasas võib käia. Ja menstratsioonitsükli käigus need hormonaalsed muutused põhiliselt siis seotud naissuguhormoonide tasemete tsüklilise kõikumisega, need kindlasti mõjutavad mingil määral ka siis ajukeemiat ja võibki olla, et
seal tsükli teises pooles enne menstruatsiooni vahetult või ka pärast või vahetult menstruatsiooni alguses võib olla see tuju natukene madalam, meeleolu natukene kurvem, ärrituvust võib olla rohkem, et see on täiesti selgitatav nende hormonaalsete muutustega. Aga kui seda kõike nüüd kuulata, siis see on jälle kõrvaltvaataja, muidugi mehe poolt on üldse nagu keeruline hinnangut anda, aga teistpidi ei tundu nagu meeldiv. Ja siis kohe tekib küsimus, et aga kas seda on kuidagi võimalik ka nagu, mitte vältimine nagu vale sõna tundub, et see on vältimine nagu sugulised teel levivate infektsioonide vältimine, aga kas on võimalik kuidagi muuta seda nagu paremaks või lihtsamaks või räägime siin verest, on ju, ma olen ise kuulnud veebinõustamises ka kindlasti tuleb neid küsimusi, et kas on võimalik kuidagi nii, et seda verd ei tuleks, et jah, on täiesti võimalik menstratsioone siis ravimite abil näiteks kas edasi lükata või vahele jätta või ka kasutada näiteks hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid selliselt, et neid menstratsioone vahepeal üldse ei olekski. Seal enamasti selliste soovituste taga on ikkagi ka mingisugune haiguslik põhjus või ka menstratsiooniga kaasas käiv probleem, ongi siis tugevad valud või väga, väga vererohke see menstratsioon, et parandada neid selliseid sümptomeid, aga kui parasjagu ei ole raseduse soovi ja kui menstratsioonid niivõrd palju ikkagi ebamugavust elus põhjustavad, siis ka see on täiesti selline valiidne põhjus, miks mitte menstratsioone siis, või miks mitte lasta neil toimuda, et võib neid edasi lükata või ära hoida, aga sellest kindlasti eelnevalt siis arstiga rääkida, arutada, et millised need kõige paremad variandid on ja kas võib-olla päris kõigil see ei õnnestu, päris kõigil ei saa kasutada neid kõiki ravimeid selle jaoks, et aga kui see on miski, mis huvi pakub või tundub, et midagi, millega võiks tegeleda, siis jah, kindlasti võib pöörduda. Enne kui läheme järgmise teema juurde, mis on valulik menstruatsioon, siis lühidalt võtaks mõned müüdid ja valearusaamad ette ja vaataks, kuidas nendega lood on. Küsimus, mida vist küsitakse olenemata sellest, mis on aastaaeg ja mis aasta üldse on, kas menstruatsiooni ajal võib rasedaks jääda? Võib. Ma rohkem ei oskagi siia midagi muud öelda. Ehk siis selles mõttes see on väga hea vastus, ühene vastus ja väga selge ja siis sest vist nii nagu ongi, et ei saa päris mingisuguse kalkulaatori või asjaga siin mõõta ja öelda, et nii, et nüüd on menstruatsioon ja nüüd on kõik lihtne. Et kui võtta tõesti, eks ole, täiesti sellist korrapäraselt regulaarselt toimivat menstratsioonitsüklit, on teada, millal on ovulatsioonid ja ei ole seal mingeid suuri selliseid ümbritsevaid mõjureid, siis suure tõenäosusega jah, menstratsiooni toimumise ajal, et kui sellel ajal olla seksuaalvahekorras, siis on keeruline rasedaks jääda, aga kui on juba natukene lühemat tüüpi tsükkel või on neid seal erinevaid kõikumisi või on olnud eelnevalt mingisugused haigestumised või miski, mis selle tsükli on hoopis sassi ajanud, siis on täiesti võimalik menstratsiooni ajal seksuaalvahekorras olles ka rasedaks jääda, et spermatosoidid naise sugutraktis võivad vastu pidada kuni 7 päeva, et kui isegi menstratsiooni ajal olla näiteks seksuaalvahekorras ja see spermatosoid
On tugev ja vastupidav ja jääb ja nädal aega hiljem toimub ovulatsioon, on ka täiesti variant, et see rasedus tekib, et menstruatsiooni ajal seksimine kindlasti ei ole rasestumisvastane meetod, mida kasutada. Aga ma loen välja selle siit või kuulen välja selle, et aga seksida menstruatsiooni ajal ikkagi tohib? Tohib. Aga kas trenni võib teha? Ka võib. Kas on mõni selline olulisem nagu valearusaam või selline küsimus, millega sinu poole on ka nagu pöördutud, millele sa saad samamoodi väga lihtsalt vastata, nagu sa praegu vastasid, et jah, võtke rahulikult, kõik on hästi? Ilmselt võib-olla ongi rohkem nagu seoses sellega, et see sama teema, mida me enne just natukene rääkisime, et see menstruatsioonide edasilükkamine või vahele jätmine või üldse, et elamine selliselt, et menstruatsioone ei ole, et väga palju on ikkagi sellist nägemust või arusaama, et menstruatsioon on kui selline keha puhastaja, et menstruatsiooni ajal väljuvad organismist sinna kuu aja jooksul kogunenud toksiinid ja et siis, kui menstruatsioone ei ole või neid edasi lükata, et kas siis ravimitega näiteks, et siis et kõik see vana veri koguneb sinna emakasse ja need toksiinid muudkui kuhjuvad, et noh, seda sellist müüti või valearusaama olen ikka sageli kohanud, aga teistpidi on see, et see menstruatsioon, see reaalne, see vereeritus, selle paksenenud limaskesta irdumine emakast, see ongi ainult põhimõtteliselt on näitaja, et selles tsüklis rasedust ei tekkinud. Kõik see limaskesta paksenemine, mis sellel hetkel või selles tsüklis seal toimuski ainult sellel eesmärgil, et seda emakat ette valmistada raseduseks. Sinna ei kogune midagi muud ja kui me kasutatakse mingisuguseid siis näiteks hormonaalseid ravimeid sellel eesmärgil, et siis menstruatsioon ei oleks, siis nende toimel see emakalimaskest ei muutugi selliseks paksuks ja kohevaks, sealt ei olegi midagi rohkem välja tulla ja teistmoodi ka raseduse perioodil, imetamise ajal samamoodi eelnevalt menstrueerivad inimesed sellel ajal ei menstrueeri mõnikord üle aasta järjest ja me ei eelda, et rasedad või imetavad naised on vana verd ja toksiine täis, eks. See kõlab natuke sellisena, et lisaks toksiinidele ka igasugused halvad hinged ja kõik, et võib-olla see ongi see sama, millest sa enne rääkisid, et kultuuriline taust, et kuidas kunagi viidi menstrueerivad naised kirikusse ja kõik see, et kirikust kaugele. Kirikust kaugele, jah, sest jah. Aga rääkides edasi järgmisel teemal, valulik menstruatsioon, miks võib üldse menstruatsioon valusid põhjustada ja kui palju valu on üldse normaalne? Natukene, jah, see on selline selles mõttes naistearstina selline keeruline või isegi natuke siuke nördimust tekitav teema, et mingil määral see valu või selline ebamugavus on sinna menstruatsiooni nagu sisse ehitatud, et kuskil, see on tõenäoliselt seal kuskil 50-60% juures menstrueerivad menstratsioonidest on mingisuguse valuga ja valu põhjus, nagu ka eelnevalt korra mainisin, üks on siis see, et see emakalihase kokkutõmme selleks, et siis seda limaskest verd emakõõnest välja lükata, ja kui see toimub 3 päeva järjest või 5 päeva järjest või 7 päeva järjest, et see on lihas, kui kujutate ette, et kogu aeg teetegi mitu päeva järjest ühe sama lihasega sellist pingutust, sellega kaasneb valu. Ja lisaks selleks, et see paksenenud limaskest seal emakõõnest, et see hakkaks irduma, et see sealt emaka
nii-öelda seina küljest siis lahti laseks, selleks emaka õõnes toimub selline põhimõtteliselt põletikulaadne protsess. Seal ei ole taga mingisuguseid baktereid ega mingisugust infektsiooni, aga lihtsalt need sarnased keemilised ühendid ja mediaatorid, mis ka muidu põletiku korral rolli mängivad, siis seal emakõõnes samamoodi vabanevad ja põletikuga ka kaasneb valutunne, selline survetunne ja kõik see kokku, see põletikureaktsioon pluss emaka lihase kokkutõmme, see takistab ka sellist värske verevoolu emakalihasesse, mis ka omakorda tekitab seda valu. Ja lõpuks ongi, et ühel on see emakalihase see kokkutõmbejõud tugevam, mille tõttu on valu tugevam, teisel on see neid põletikku vahendavad need kemikaalid või mediaatorid, nende vabanemine on intensiivsem või neid vabaneb rohkem, selle võrra on see või see valutunne suurem või siis keha või organism või emakas reageerib intensiivsemalt nendele põletikumediaatoritele. Et jah, et pooltel juhtudel mingisugune valureaktsioon või valutunne menstratsiooniga kaasas võib käia, aga see ongi jälle selles mõttes väga individuaalne, et mõni tunnebki ühel päeval, mõnel hetkel sellist ebamugavust või krampi, teisel on see valu terve veritsuse aja, et need on need erinevused, aga et üks oleks nagu otseselt nii-öelda ebanormaalne või haiguslik, ka päris öelda ei saa, et kui me seal midagi muud taga ei leia, siis on see, kuidas see emakas ja kuidas see keha töötab, aga isegi kui me midagi muud seal taga ei leia, ei tähenda, et seda valu peab kannatama. Kui me valust räägime, siis olen ka kuulnud sellist lauset või sõna nagu menstruatsioonikrambid. Kas see on sama, mis on siis valulik menstruatsioon või see on juba midagi muud? See on ikka sama, see on ka, et kes kuidas tunneb, millised need valuaistingud on. See krambi tunne põhiliselt ongi ikkagi see nii-öelda lihase kramp, samamoodi nagu oleks kramp säärelihaskrambis või muu, et ja mõni tunnebki rohkem niisugust krampi, teine tunneb rohkem valu, ja see valu mõnikord või selline samamoodi krambitunne võib ulatuda ka kaugemal, et ta võib ulatuda ka tupeseintesse, mõnikord ka pärasoole selliseid spasme võib esineda, et see on üsna selline üsna erinevalt väljenduv, aga jah, et isegi kui me mis ma võib-olla kõige rohkem tahan öelda, ongi see, et isegi kui see valu on nii-öelda kaasasündinud või geneetiliselt või evolutsiooniliselt menstratsiooniga kaasa tulnud, ei tähenda, et see peaks olema miski, mida peab hambad risti kannatama, et selle valuga saab tegeleda. Kas sellega tegeleb arst, kas ja millal peaks sellise murega arsti juurde üldse pöörduma? Põhimõte võiks olla ikkagi selline, et kui see valu on selline, millega ise hakkama ei saa ja see valu segab igapäevast elu, ei saa koolis käia, ei saa tööl käia või trenni ei saa minna või jäävad mingisugused sotsiaalsed tegevused tegemata, et see on juba piisav põhjus, miks võiks pöörduda, vaadata, et kas seal on mingisugune muu põhjus, mingi muu haigus taga või ongi tegemist lihtsalt selle menstratsiooni valuga ja siis saab aidata leida neid lahendusi, mis seda valu vähendavad või ka täiesti ära võtavad.
valust saab tavaliselt lahti näiteks valuvaigistiga. Kas see on üks nii-öelda soovitus, mida saab anda selle jaoks, et ei pea kohe arsti juurde pöörduma, vaid kui ikkagi on valus menstruatsioon või menstruatsioon tekitab valu, siis valuvaigisti on täiesti mõistlik lahendus? Ja meil õnneks on väga mitmeid erinevaid valuvaigisti variante apteegis saadaval ilma retseptita käsimüügis erinevates ka vormides, on tablettidena, on lahustena, on siis lahustavate tablettidena või graanulitena, et neid variante on ka väga palju erinevaid. Kui ise kasutada valuvaigistid menstruatsioonivalu leevendamiseks, siis kindlasti oluline on ikkagi jälgida seda ravimiga kaasas käivat infolehte, et see annustamine oleks õige, aga mida sageli ma ikkagi näen, et kui valuravi või valuvaigisteid on kasutatud, siis pigem on neid kasutatud sellistes alalävistes annustes või annustes, millel ei pruugigi olla mingisugust valu leevendavat toimet ja siis öeldakse, aga see ei toimigi, eks, et see on võib-olla selline suurem probleem, mis nende valuvaigisti kasutamisega kaasas käib. Tihti võib-olla on ka nagu seda hirmu või et siis jäängi valuvaigistitest kuidagi sõltuvusse või et ei taheta nii palju neid kasutada, et kõik valuravimid, mis on apteegis saadaval ilma retseptita, nendel ei ole mingisugust sõltuvust tekitavat potentsiaali ja kui neid kasutada õigesti ja kasutadagi ainult menstruatsiooni ajal, et see ongi mõned päevad kuus, et siis see ei ole kindlasti üleliigne valuravi kasutamine. Ja kui rääkida, et milliseid valuvaigisteid kasutada, siis kõige sobilikumad menstruatsioonivalu leevendamiseks on siis sellise keerulise nimega mittesteroidsed põletikuvastased vahendid, millest meil kõige tavalisem on ibuprofeen ja lisaks on apteegis saadaval ka naproxeen ja mõned variandid veel, aga see ibuprofeen ja naproxeen võiks olla tõesti esimesed asjad, mida sealt apteegist siis valuliku menstruatsiooni puhul valida. Alati kõigil need ka ei toimi, et on mõni osa inimesi, kellele need konkreetsed ravimid ei mõju hästi valu vastu, siis on ka paratsetamooli tüüpi valuravi, mida võib kasutada ja sellist krambitunde leevendamiseks on Nospa on selline üsna hästi aitav ja ka paljud kasutavad seda, aga jah, et kui on juba sedasi, et olete need variandid ära kasutanud ja ikkagi nendest mingisugust abi ei ole või see valule efekt on väga vähene, siis jällegi võiks naistearsti või noortenõustaja või ämmaemanda juurde sammud seada. Aga pole valu suhtes ühe asja veel, et menstruatsioonivalu puhul on oluline selle valu ennetamine, et mitte oodata selle valu maksimumini ja alles siis oma see valuvaigisti sisse võtta, vaid pigem juba kohe enne selliste tugevate sümptomite tekkimist juba kohe see esimene valuvaigisti annus võtta ja nendel kõige valulikematel päevadel, näiteks et kui ongi seal 2.-3. menstruatsioonipäev sellist kõige tugevamate sümptomitega, et siis nendel päevadel võttagi täitsa regulaarselt vastavalt ravimile iga 6, iga 8 tunni tagant selle valuvaigisti annuse sisse, et sellisena ta aitab tõenäoliselt paremini. Tuleme korra tagasi ibuprofeeni ja näiteks paratsetamooli juurde, et kui inimene võtab ibuprofeeni ära, ta saab aru, et see ei toimi, siis
kui kaua ta peab ootama selleks, et paratsetamooli võtta? Mõnikord inimesed mõtlevad, et issand, kui ma selle ibuprofeeni nüüd ära võtsin, siis paratsetamooli jumala eest ei tohi võtta, sest siis juhtub kohe midagi hullu. Neid kahte võib korraga võtta, et neid võibki täiesti üheaegselt või tõesti, et kui on üks valuvaigisti näiteks ibuprofeen võetud ja ikkagi see valu täiesti ära ei ole läinud, siis selle paratsetamooli võib sinna ka juurde võtta. Aga jah, ütleme siin neid, see teadmine võib-olla tõesti inimestel ei pruugigi olla, et milliseid valuvaigisteid omavahel võib kombineerida ja milliseid mitte, et kui need küsimused tekivad, siis apteeker on alati, kelle käest täpsustada ja samamoodi võib ka veebinõustamisse kirjutada ja arsti juures, ämmaemanda juures samamoodi. Üks valuvaigisti, mis jutusest läbi käinud, on aspiriin. Kas seda tohib võtta või ei tohi? Seda ei tasu valuravi eesmärgil võtta, aspiriinil on ka selline verd vedeldav toime, et võib sellega saavutada hoopis, võib-olla valu küll leeveneb, aga selle võrra menstratsiooni ajal vereeritus oluliselt suureneb. Et seda pigem vältida. Kas elustiiliga on ka võimalik kuidagi ennetada seda, et menstratsioon ei oleks nii valulik? No selle osas ikkagi väga mingisuguseid selgeid uuringuid või päris selliseid näpunäiteid, et käid 2 päeva nädalas jooksmas või jõusaalis, et siis teil kindlasti menstratsioonid on vähem valulikud kui varem, et sellist ei ole, aga mõningad uuringud ja üleüldse, kui me vaatleme üleüldist tervist ja heaolu tunnet, et siis regulaarne füüsiline aktiivsus, mitmekülgne toitumine, see on see, mis on toetab seda kõike muud, et sellest ei tasu kindlasti mööda vaadata, mõnel võib-olla näiteks aitab väga hästi, kui ta saab ennast rohkem liigutada, võib-olla ujumas käia menstratsiooni ajal, mingid selline füüsiline aktiivsem liigutamine teeb enesetunde oluliselt paremaks, siis palun väga, täiesti julgelt seda kõike võib teha, aga kui ikkagi enesetunne on nii kehv, et ainult voodis pikali saab olla menstratsiooni ajal, et siis tõenäoliselt see trennisoovitus sellele inimesele ei päde. Ei saa siinkohal küsimata jätta seda küsimust, et meil on väga palju igasuguseid ägedaid e-poode, on igasuguseid toidulisandeid, ägedaid looduslikke ja mitte nii looduslikke ja sellist marketingi ja turundust ja reklaami, kuidas see erinev toidulisand ja see aitab hoida ära valulikku menstratsiooni ja üldse teeb sust hoopis parema naise. Mis on sinu suhtumine igasugustesse sellistesse asjadesse? Kas inimesed peaksid kauge kaarega mööda käima, mitte oma raha raiskama või tegelikult mingisugused toidulisandid võivad potentsiaalselt, teoreetiliselt mingisugust kasu omada? Potentsiaalne või teoreetiline kasu on mingil määral nähtud magneesiumist ja vitamiin B6 ja diamiin mõnikord ka, aga tõesti neid on uuritud ainult üksikute komponentidega või et mitte sellistes toidulisandites või sellistes kompleksvitamiinide või kus on vitamiinid, mingisugused taimsed preparaadid, mitu asja segamini, et nende puhul tõenäoliselt seda tõendust seal taga ei ole. Et pigem neid selliseid erinevaid lisandeid ei soovita. Selles mõttes, et jah, et arstina ma neid ei soovita, ei saa ka otseselt keelata, aga tuleks kriitiliselt mõelda ja vaadata, et mis seal sees on ja kas nad lubavad
lubavad nagu reaalseid asju või mitte, et tihti nendel sellistel kompleksitel on tihti väga mitu lubadust korraga, et kui ka ülejäänud meditsiin teaks või sellel oleks mingisugune tõenduslik või päriselt toimiv põhi taga, et siis seda tõenäoliselt jagaks ja soovitaks ka ülejäänud meditsiin, et pigem on seal rohkem selline udu seal taustal. Ja selleks, et siis juba päris toidulisandit või vitamiini osta, oleks mõistlikum seda osta apteegist, mitte näed seal suunamudi ja näita see, et ma hakkasin nüüd midagi toredat sisse tooma riiki. Jah. Selge. Aga tänase kolmanda siis teema osani lähme nüüd, endometrioos. Ilmselt mõne inimese jaoks täiesti esmakordselt kuuldud termin. Mis asi see endometrioos üldse on? Endometrioos on ütleme, et see on raske haigus. See on krooniline, see tähendab pigem selline eluaegne, et kui me räägime siin menstruatsiooni taustale, et siis põhimõtteliselt menstruatsioonide algusest kuni vähemalt menopausini või ka pärast seda, et ta on selline pikaaegne, krooniline, põletikuline haigus, mis väljendub siis selles, et emakalimas, kes ta sarnane kude, asub kuskil ka väljaspool siis seda emaka õõnt, enamasti siis emaka läheduses vaagnas, kas siis munajuhade pinnal, munasarjades, vaagna põhja siis sellisel kelmel või soolestiku pinnal, samamoodi soolestiku seinas, võib teda olla ka kusepõies ja on ka selliseid väga-väga harvasid juhtuseid, kus seda endometrioosikudet on leitud ka näiteks kopsudes või ka ajukoes, see on üsna selline kasuistika, aga ka täiesti olemas. Ja sellised kaks kõige põhilisemat sümptomid või probleemi, mis endometrioosiga kaasas käib, ongi siis valu eriti siis seoses menstruatsioonidega ja teine pool, et ta on üks suuremaid viljatuse põhjustajaid. Kui palju seda üldse esineb? Seda infot või neid täpseid numbreid pigem ei teata, sest endometrioosi sellist diagnoosimisega on ka tegelikult probleeme olnud, aga siin erinevad uuringud ütlevad, et seal kuni 10% naistest või siis menstrueerivatest inimestest võib seda esineda ja kui võtta mingisugune veel kitsam grupp, et ongi näiteks naised, kellel on kaasuvana seal viljatus, siis seal see protsent võib olla seal kuni 50 isegi. Kellel ja miks see tekib? Ei tea. Ma olen kuulnud sellisest haigust nagu juveniilne idiopaatiline artriit, et kas sellega samamoodi, et lihtsalt, et on ja tegelikult ei saa nagu 100% öelda, et tee nüüd seda ja siis sul on tõenäoliselt seda on väiksem tõenäosus, et see tuleb. Et jah, sellist ennetavat mingisugust tegevust või ravi kahjuks endometrioosile ei ole, et on suure tõenäosusega ikkagi geneetiliselt ette määratud, ei ole seal mingisugust ühte konkreetset geeni, mida võiks ka näiteks geenidoonorina leida ja siis ette teada, et see minul on endometrioosi risk ja teisel ei ole. Seal kindlasti võib-olla mängivad ka mingisugused sellised keskkonnafaktorid rolli, aga võimalik, et need keskkonnafaktorid on mõjunud juba seal loote eas, et pigem on see selline loterii, et kellel on, kellel ei ole. Aga kuidas üldse aru saada, et
et see haigus inimesel on, kuidas inimene ise sellest aru saab, mis need sümptomid on ja tegelikult sealt edasi ka, et mis need võimalikud tagajärjed sellele haigusele on? Sümptomitega on ka sedasi, et need võivad väga-väga varieeruda ja võib-olla mõni, kellel on väga suur leid, et me näeme neid endometrioosi koldeid visuaalselt mitmes kohas, aga kes ei kaeba praktiliselt mitte midagi ja teisel me võib-olla ei näegi ega leiagi midagi ja on väga, väga häiritud tema elu siis selle menstruatsiooniga kaasnevate kaebuste tõttu. Aga põhiline, mis endometrioosiga kaasas käib, on siis valu seoses menstruatsiooniga. See pigem hinnatakse, et see valu on ikkagi veel tugevam ja intensiivsem kui see, mis võib olla sellise tavapärase valuliku menstruatsiooniga. Seda valu võib esineda ka menstruatsioonide välisel ajal, sellist sarnast menstruatsioonilaadset valu. Võib sellega kaasas käia ka valulik urineerimine, valulik pärasoole tühjendamine, valulikud seksuaalvahekorrad ja selline üleüldine krooniline vaagnavalu. See võib mõjutada ka menstruatsioonide verehulka ja mis on selline kõige tüüpilisem või sagedasem tagajärg ongi see, et see endometrioosi tõttu võib olla keerulisem rasestuda, et see viljatus on üsna sage probleem, mis endometrioosiga kaasas käib. Aga kuidas üldse seda haigust diagnoositakse? Veel üsna hiljuti, siin ütleme veel kuni 3-4 aastat tagasi oli endometrioosi diagnoosi jaoks vajalik teha siis kõhuõne operatsioon, ehk siis enamasti laparoskoopiline, kus siis sellise lukuaugu suuruse haava kaudu kaameraga on võimalik siis kõhuõnd ja vaagent hinnata ja kui sealt siis leiti endometrioosile sobilik kolle, siis sealt võeti ka selline proovitükk biopsia ja kui seal siis kinnitus endometrioos, siis oli selge diagnoos. Mis on üks põhjus kindlasti, miks endometrioosi diagnoosimine on võtnud mõnedel juhtudel väga pikalt aega, et kuna igaüks väga kergekäeliselt ikkagi sellist operatsiooni ei soovi ja seda alati ka tegelikkuses ei ole ka alati vaja ja siin alates 2022. aastast endometrioosi ravijuhised enam ei nõua seda biopsiat ja operatsiooni selle diagnoosiks, et piisab tegelikult anamneesist ehk sümptomite kirjeldamisest ja võimalusel siis lisaks ka sellisest piltdiagnostikast, kas ultraheli või magnetresonantstomograafia. Aga endometrioosiga on sageli see, et need sümptomid võivad olla, need kaebused võivad olla, mis kõik nagu viitavad endometrioosile, aga väga võimalik, et sellistel esmastel või sellisel tavapärasel näiteks ultraheli uuringul, mida näiteks praegusel hetkel praktiliselt iga kord, kui naistearsti juures käia, et naistearst väga sageli võib teha ultraheli uuringu, siis sellisel kiirel tavapärasel ultraheli uuringul ei pruugi olla üldse mingisugust leidu, aga see ei tähenda, et seal seda endometrioosi ei ole. Et
ja mõnikord ka täiesti sellised spetsialiseeritud või spetsialistid endometrioosi suhtes, kas siis ultraheliuuringul või ka sellel magnetuuringul ei pruugi alati seda leidu leida, need on sellised mõnikord väga mikroskoopilised, aga väga tugevate kaebustega seal taga. Kas mingisugused ravivõimalused, lahendused endometrioosiga on ka olemas ja mis need siis on, kui nad on olemas? Õnneks on, samamoodi see A ja O on ikkagi see valuravi, et sellest ei saa kindlasti kuidagi üle minna, aga endometrioosi puhul ja ka tegelikult valuliku menstruatsiooni puhul selline esmane ravi on hormonaalne ravi ja väga sagedasti on ta siis rasestumisvastaste vahendite näol, et hormonaalsed rasestumisvastased vahendid, kas siis kombineeritud, kus on see kollaskeahormoon östrogeeni komponendiga koos või ainult kollaskeahormooni põhinevad variandid, et kuna kõikide nende toime on siis läbi selle, et ei toimu seda munaraku vabanemist, munaraku kasvamist ja ovulatsiooni, selle võrra siis loomulik östrogeeni tase on madalam ja selle võrra siis see emakalimaskest niivõrd palju ei paksene ja samamoodi see endometrioosikude, ta samamoodi allub nendele tavalistele tsüklilistele kõikumistele ja samamoodi siis ta aitab ka selle endometrioosi puhul, et siis need endometrioosikolded on nii-öelda puhkeseisundis või vaikeseisundis, et ei toimu seal sellist pidevat igakuist kasvamist ja veritsemist ja selle põletiku reaktsiooni laienemist. Et väga paljudel juhtudel see hormonaalne rasestumisvastane vahend on see, mis väga hästi aitab. Mõnikord on ka sellest vähe, on olemas ka nii-öelda teise rea ravimid, mida ka õnneks on juurde tulnud, millel on ka täitsa nii-öelda spetsiaalselt endometrioosi ravinäidustus, et täiesti lootusetuse olukord õnneks ei ole, aga see ravi ikkagi enamasti tähendab ikkagi pikaajalist ravi, pidevat ravi kuni selle ajani, kuni siis on näiteks rasestumise soov, ja pärast seda siis ravi jätkamine. Et muidu need endometrioosikolded jälle võivad aktiveeruda ja kaebusi põhjustada. Ja teatud juhtudel on ka kirurgiline ravi võimalik, et neid koldeid on võimalik eemaldada, aga lõpuks on see ikkagi väga individuaalne, et milline see raviplaan kellel ja kuidas, sõltub väga palju ka ikkagi vanusest, raseduse plaanidest, eluviisidest ja nii edasi, ja kus kohas täpselt see endometrioosikolle on, et mõnikord ei ole võimalik seda kirurgiliselt eemaldada ilma, et seal ei tekitaks mingisugust muude organite kahjustust või traumat juurde. Ja ongi väga põnevate teemadega meie saate aeg ka täis saanud. Loodetavasti said kõik kuuled oma küsimustele vastused ja kui ei saanud, siis seksuaaltervis.ee ootab teie küsimusi ja tegelikult ka seal lehel on teil võimalik siis menstruatsiooni ja teiste teemade kohta täpsemalt lugeda. Täna oli stuudios Jana Belov, naistearst, noortenõustaja, veebinõustaja ja teiega oli ka Joonas Grauberg. Teiega siis juba kuulmiseni järgmises osas ja see on episood number 3, mis läheb juba eetrisse aprillikuus. Aitäh, et kuulasite, kõike head! Saate toob teieni Tervisekassa.